Täiuslikku tervist sulle, armas valgusolend, ja tere tulemast Valguse kanalile. Mina olen Kaia-Liisa Reinut ja tänase video teema on 5 etappi. Ja mida ma pean siin silmas selle 5 etapi all on me räägime täna kõrgema sageduse ka inimeste oskustest ja võimetest ja need ilmuvad 5 etapis. Et esimene etapp nimetatakse nagu teadlikkuse ärkamiseks ja selleks on põhifookus on vajadus lasta lahti hirmust ja minna üle usaldusele. Ja need võimed, mis tekivad selles esimeses etapis, on tugev intuitsioon, ehk siis sinu sees tekib sisemine juhatus, mis tundub selgem ja kiirem kui siiani. Sa hakkad ära tundma erinevaid sünkroonsusi ja sinus tekib järjest suureneb empaatiatunne, ehk siis võime teisi sügavamalt tunnetada, mis võib alguses tunduda sulle üle jõu käiv. Kui sa hakkad järsku tunnetama teisi inimesi ja see võib olla selline ülevoolav. Teine etapp on kehastunud joondamine. Ja siin selleks põhifookuseks on järjepidev elamine oma väärtuste, oma isiklike väärtuste ja hinge eesmärgi järgi. See nõuab julgust juba rohkem. Ja siin on süvenevad oskused, on loomulik eristamisvõime, ehk siis teadmine, mis on võlts, mis ei ole, teadmine, mis sind kõnetab, mis sind mitte. Siis järgmiseks on emotsionaalne regulatsioon, ehk siis võime mitte reageerida versus teistel on siis tugev reaktsioon kõigele. Siis selles etapis, siis teises etapis on veel oskusteks, üks on loominguline allalaadimine, ehk siis ideed voolavad terviklikul kujul ja sa oled valmis tegutsemiseks väga kiiresti. Ja seal on siis 4. punktiks sellest oskuste koha pealt kohaloleku ankurdamine. Ehk siis sina ise oled kindla energiaga, selline rahus ja ka teised tunnevad ennast rahulikult, turvaliselt ja nähtud olevana sinu ümber. 3. etapiks on magneetiline kaasloome. Ja siin on põhifookus, et meie visioonid muutuvad sellisteks elavateks struktuurideks, mis teenivad paljusid. Ja võimete laienemine siis selles 3. etapis on asjade pingutuseta avaldumine. Ehk siis erinevad projektid, inimesed, ressursid joonduvad ilma sinupoolse vägisi sorkimiseta, ilma jõuta ehk siis sellega kaasneb ka grupi välja aktiveerimine, ehk siis sinu kohalolek toob erinevatesse gruppidesse sellise magneetilisuse, mis muudab need grupid produktiivsemaks ja harmoonilisemaks, kui nad oleksid ilma sinuta. Siis toimub ka orgaanilise intellekti ja tehnoloogia sünergia, ehk siis täiustatud tööriistade loomulik kasutamine enda intuitsiooni laiendusena. Ja toimub ka hingeline juhtimine, ehk siis tekib usaldus ja tegutsemise äratundmine ilma vajaduseta kontrollida. Siis 4. etapp on stabiliseeritud suveräänsus. Selle põhifookuseks on juhtimine armu, tarkuse ja järjepidevusega põlvkondade vältel, ehk siis luua põlvkondade järjepidevus ja luua tulevaste põlvkondade jaoks. Ja siin need küpsevad võimed on siis mitmedimensionaalne nägemus, ehk siis pikaajaliste mustrite ja tagajärgede selge nägemine, ehk sa suudad näha nagu
erinevaid nii-öelda erinevatest aegadest pärit põhjuseid ja tagajärgi ja nii edasi, siis järgmine on tugev järjepidevuse ankurdamine, ehk siis sa suudad luua süsteeme ja sellise nii-öelda asjade üle valitsemise, mis kestavad kauem kui inimene ise. Kolmandaks on seal selles 4. etapis tervendav resonants, ehk siis kas sinu sõnad, sinu kohalolek või puudutus suudab muuta keskkonda ja inimesi. Ja selle 4. etapis üks oluline võime on veel laienenud empaatiavõime ilma, et see sind kurnaks. Ehk siis sa suudad hoida ruumi ilma kurnatuseta, ilma et see sind kurnaks. Siis 5. ja viimane etapp on kvanthaldamine. Ehk siis põhifookuses on siin teenimine väljaspool iseennast ja ka uue maasüsteemide ankurdamine. Ja selleks nii-öelda õitsevateks võimeteks on siis kollektiivne planeerimine, ehk siis võime luua selliseid raamistikke, mis juhivad terveid kogukondi. Transcendentaalne rahu, see on olla kindel ja kiirata sisemist rahu olenemata välisest kaosest, ehk siis olla rahulik ka siis, kui väljas on kaos. Seal 5. etapis on veel võimeteks kõrgsageduslik avaldumine, ehk siis projektid saavad kiiresti tehtud ja nii-öelda arenevad hästi kiiresti, kuna need on hingega kooskõlas. Ja selles 5. etapis viimaseks võimeks on hinge mäletamine ehk sügav ühendus oma igavese loomusega, mis juhib kõike seda, mida sa teed. Nii et vaata ja mõtle, kus sa oled nendes etappides, millises etapis sa oled. Ja see annab sulle ka nii-öelda idee, kuhu sa tahad või võid või soovid välja jõuda. Et ma loodan, et sulle meeldis tänane video ja kui sa soovid olla kursis kõikide Valguse kanali viimaste uudistega, siis selleks, et mitte millestki ilma jääda, siis vajuta kindlasti video all olevat sellist tasuta nuppu, telli ja pane kindlasti ka pöidlamärk. Ja nii saad sa esimesena teada uutest videotest, mis on loodud selleks, et tõsta inimkonna sagedust. Sest nagu ka Valguse kanalil on mustvalgelt kirjas, on Valguse kanal loodud valgusel ja armastusel põhineva info eestikeelseks jagamiseks. Ja info on pärit nii Kaia-Liisa Reinuti kui üle maailma erinevates keeltes salvestatud valgustöötajate kanaldustest, põhjalikest uurimistöödest ja nii edasi. Ja kogu selle kanali eesmärk on tõsta maa ja kogu inimkonna vibratsiooni läbi inimkonna teadvuse laienemise, seni veel varjatud olnud teadmiste ning valgustumise. Ja infoks sulle ka, et kui see kanal või selles olev info sulle ei meeldi, siis jäta see palun enda teada ja ära risusta oma negatiivsusega ja madala sagedusega selle kanali energeetikat. Nii et jah, selline meeldetuletus. Nii et kui sa pole veel klõpsanud, siis klõpsa nuppu Valguse kanali kanal 2.0 videote all olevat tasuta nuppu, mille pealkiri on telli. See ei kohusta sind rohkem, mitte millegiks, vaid see lihtsalt annab sulle esimesena teada, kui uus info tuleb ja pane siis kindlasti ka pöidlamärk. Ja soovitus on see, et tee siis seda sama ka Valguse kanali algsel kanalil, mille pealkiri on lihtsalt Valguse kanal. Pane pöidlamärk videote alla, sest see kõik aitab seda sõnumit viia võimalikult paljude inimesteni. Nii aitsad sa ise kaasa selle nii-öelda kõrgesagedusliku info jagamisele. Nii et aitäh sulle ja kohtume taas Valguse kanalil. Kohtumiseni.